Järgmistes loengutes näitame, kuidas kasutada heli tekitamiseks piesovaljuhääldit ja elektromagnetilist valjuhääldit. Helisagedust saab lihtsalt määrata ka koduste vahenditega, näiteks nutitelefoniga. Siiski on mõned nüansid, mida peaks ette teadma. Selles loengus näitame, kuidas näeb välja tuntud kujuga ja tuntud sagedusega helisignaali spekter. Heli tekitame signaali generaatoriga ja piesovaljuhääldiga. Helispektri visualiseerime nutitelefoni äpiga või PC-programmiga. Helispektri visualiseerimise äppe on Google Play's hulga. Näiteks see Advanced Spectrum Analyzer Pro teeb täpselt seda, mida vaja ning ei midagi muud. Heli koosneb mitmesugustest sagedustest. Näiteks me suudame vilistada madalat või kõrget vilet. Tavaliselt koosneb iga heli mitmest erinevast sagedusest. Äpp näitab sakilist kõverjoont, mille horisontaaltelg vastab helisagedustele ja vertikaaltelg heli intensiivsusele sellel sagedusel. Teravamate tippude kohale on kirjutatud suhteliselt tuhmilt helisagedus. Niiviisi kostab ja näeb spektrianalüsaatoril välja 1 kilohertsine siinussignaal. Kui valjuhääldi panna õigesse kohta, siis on näha ainult üks terav tipp sagedusel 1000 hertsi. Kõik ülejäänud madalamad sakid on tekitatud kõrvaliste helide poolt, näiteks minu hingamine või arvutiventilaatori sahin. Niiviisi kostab ja näeb välja ristkülgsignaal. Meie Schmidti triggeriga multivibraator tekitab just ristkülgsignaali. Ristkülgsignaal koosneb paljudest sagedustest. Sellel spektril on kõige vasakpoolsem terav tipp ikka 1 kilohertsi kohal, aga sellest paremal ehk kõrgemate sageduste alas on palju teravaid tippe veel. Siinussignaal 2 kilohertsi näeb spektrianalüsaatoril välja 1 terava tipuna. Ristkülgsignaal 2 kilohertsi koosneb jälle mitmest teravast tipust, millest kõige vasakpoolsem on 2 kilohertsi kohal. Sagedusel 4,2 kilohertsi on ka siinussignaalil mitu tippu, kuid põhisagedust näitab ikka kõige vasakpoolsem tipp. Kõrgematel sagedustel ei ole võimalik eristada signaali kuju paljalt spektri järgi. Ristkülgsignaali ja siinussignaali spektrid näevad välja üsna ühesugused. Helispektri jälgimiseks on ka sobivaid PC-programme, näiteks Spectran, mille saab tõmmata sellelt veebiaadressilt. Ühe kilohertsise siinussignaali spekter näeb välja ikka samasugune. Üks terav piik, mõned madalad piigid kõrgematel sagedustel. Pange tähele, et kõrgemad piigid on täpselt sagedustel, mis on põhisageduse kordsed. 2000 hertsi, 3000 hertsi ja nii edasi. Ristkülgsignaalil on palju kõrvalsagedusi. Helispekter sõltub mitte ainult heli tekitajast, vaid ka kasutatavast mikrofonist, arvuti helikaardist, ruumi akustikast, kajadest ja nii edasi. Siinussignaalil 2000 hertsi on üks ainus terav piik. Ristkülgsignaalil on palju madalaid piike, kuid terav piik sagedusel 2000 hertsi on selgelt äratuntav.
Kokkuvõttes helispektrist näitab põhisagedust kõige madalama sagedusega ehk kõige vasakpoolsem piik nii siinussignaali kui ristküliksignaali korral.